arvad Käraklist tagasi, Villu. Oleme tagasi Floridas esimesena korra Robloxis. Viimane video, mis toimus päris ammu. Nii et jagab popcorni ja jooki ja videosse. No ma olen natuke raha teeninud, mul on 32 miljonit. Ja nagu te näete, siis ei ole vähe autosid. Hetkel olen kokku hoidnud natuke. Jah. Mis mul siin näidata on? Me võime näidata esiteks, kuidas rikkaks saada. Ühesõnaga, kuidas saada nagu selliseid asju siin. Või siis näiteks selliseid asju siin. Et sa saad lihtsalt klikkida ja sõita sellega ringi. Muidugi see ei ole mingi muudadega. Kus raha saada hästi kiiresti. Kõige küsiti, kui ma siin töötan, siis see on hea koht, kus töötada. Siin on hästi tore FP-da näiteks, saab inimese aidata. Siis lähed mingi tema juurde seal, ütled, tahad abi ja nii edasi onju. Ja siis ta on nagu mingi okei, ma tulen nagu appi onju. Siis teine variant, kuidas raha saada, on fintech. Kõik teate siis, kuidas fintechis raha teenida. Ma ei hakka description'is videoid panema ja et oleks lõpus RP-da, siis kellel on võimsus arvutis on võimalik ka muidugi kasutada rendereid. Nagu minul, nagu te näete, siis mul ei ole nagu tavaline on selline, siis mul on selline. See on ka hästi põnev. Jah, või noh. Fintech RP-d saab näiteks teha, mis ei ole muidugi eriti põnev, aga edasi. Jah. Kindlasti LGD reeglid siin mängus ja jah. Muidugi võin näidata, kui te olete huvitatud selle mänguga väga, kuhu kohta tuleb siis nii-öelda uued update'i kohad, natukene juba tean. Jeff Pizza nagu keegi näitas. On actually siin olemas Jeff Pizza, nagu te näete. Coming soon ja Jeff Pizza, jah. Jah. Ei pea ostma täiesti mitte midagi nagu mingi raha, see on rikast. Jätame meile selle rahu. Kuidas AFK-d siin mängus on väga lihtne, te peate Tiny Task'i alla. Sealt edasi võite YouTube'i kasutada. Jah. Siis teil ei ole vaja seda, ega mingi seda, ega seda. Need on lihtsalt, paneme kinni jälle. Ühesõnaga, teil on vaja ainult Tiny Task'i ja palju kannatust. Sest nii tekib ka armastus, raha. Jah. Kunagi enne eelmises vanas mingi aasta aega, ei ma ei tea. Aga see on ammu, mis ma selle video tegin. On siis, kus ma töötasin Rift Driveris ja Dealershipis, see oli ammu. Ma olen ammu seda mängu mänginud natukene. Jah, et siiski ärge andke alla. Ma ka alustasin, kui te nägite sealt ilmselt, just mul oli raha, oli veel vaesemiga, kui ma vahepeal elasin nullides ja üritasin pensionist mitte maksta väga, sest meil ei olnud seda. Aga ühesõnaga, see mäng väga huvitav, kui te hakkate sisse mõtlema. Jah. Maal oli vahepeal 8 miljoni maja, aga pääks on see, et mul on siin maja. Üks asi. Võin teile kiire asja ära näidata. Et 8 millises majas ei ole ühte asja, mida on 7 millises. Kui ma praegu võtaksin selle olen. Kui näete, siis mul on see. Nii. Siis, kui teil meelduvad autod, siis nagu oska see maja ühe asja pärast. Nagu siin on see garaaž, IRL nagu selline garaaž. Nagu näete seda suurt garaaži. Ja kui te näiteks tahate vaadata nagu majas ringi, aga teil ei ole seda majas, siis on hästi lihtne, kuidas saada free cam'i on
Shift C on cinematic mode, saab lihtsalt niimoodi ja ringi surfata, vaadata mis majades on näiteks, ja siin majas on üks asi veel, mis on selle ukse taga, saab vaadata. ühesõnaga dietid, nagu te teate, tulevad mängu, kui te olete kuulanud, vaatanud asju. et ja siia mahub hästi palju asju veel ja siin majas on see, et see nagu sisse, mis ma vaatan, tuleb põlema, vaikselt põlema. siin on nagu lihtsalt 2 garaaži, esiteks. Edasi minnes on siin, te näete, jumal ilus köök. Teisel majal ei ole sellist lage katust. siis siin on Alexa. siis ma siin ka, aga siiski siin on nagu kõik moodne ja kui te tahate teada, siis need peavad eraldi lahti veel. siis siin on väike kaminake, kus te saate sõpradega aega veeta. siis siin on jah, mullivann ja kui te olete siin kõrval, siis saate ka siin olla veel. ja siin on väike minibaar veel, seal on ka minibaar veel. ja kui me lähme siit edasi, vabandust, mul jäi asjad vaatamata. näiteks siin te saate mingi raadundigi taolist mitte teha, vaid nagu hoida ja mingi müüa asju pets on ju. ja siis siit tuleb nagu suur selline lahe luba. ja kui me läheme edasi, me jõuame siia korrusele, kus on mingid asjad. ühesõnaga pesuruum, siis siit edasi minnes mängu juhtub ka. kus siis on samasugune ilus lagi ja siit Google pingi ei saa. siin näiteks Peeter veel läpakas ja nii edasi. siis siin on, kui me jõuame näiteks võrdlusel Peeter, kui te lähete siit edasi, siis jõuate siin paremal pool on veits otse ees on bowling, kus see on. siis siit me jõuame siia, siin on näete suured kohad, suured värgid, siin on piljardit mängida. siit on ilus vaade merele. siit siis me jõuame järgmisse tuppa, kus on jälle kamin, telekas ja ühesõnaga baaridel lõduvad tuba. ja siit on suur vann ja asjad, särgid, edasi ei saa, nagu te näete. ja see maja siis selleks. kahju on see muidugi, et kui te olete suure maja või noh, omate private serverit, siis te ei saa recam'i ja midagi. või no te ei saa nagu aega muuta ega te ei saa lennata siis. jah. ja facts on see, miks ma olen coffee shop'is private serveris, siis on selline koht nagu coffee worker. mitte see, et mulle meeldib seal töötada, muidugi see on ka fakt, et seal on hästi lõbus, veel lõbusam kui näiteks töötada Sunsetis. seal ma olen jälle ülemus, ma olen palju töötanud, nagu te teate. et jah. et mul on väike step vaja sinna jõuda. mu sõiduoskused ei ole paremad sinna kohta. ma loodan, et YouTube jälle laseb kirjutada kommidesse, et kelles soovib nii-öelda, vahet ei ole, mul on mänge. lihtsalt kirjutage mulle, mis mänge soovite, et ma mängiksin ja padjats, ma olen olemas teie jaoks. keegi pole mul siilikuga hullu, siis ühesõnaga, kui te tahate, siis nagu siin lihtsalt mõnus, näiteks et siin saab burritot, cake popi ehk pulgakommi, donut'eid, kohvi, cappuccinod on siin, neid tuleb hästi lugeda osata. siin on pink drink, mis on muidugi olnud nähtamatu juba aastaid, ice coffee, ice tea, latte ja nii edasi. ma ei tea, millest nüüd räägib. aga jah, mäng on selline ilus, nagu ikka, nagu olema peab.
kui palju te ei tea, kus ööklubi on, siis ma võin seda teile näidata. See ei ole üldse kaugel mitte kuskilt, et see on tõesti käeulatuses. Tõesti lihtne on sinna sõita. Nagu te nägite seda hoonet sealt, siis see oligi see. Keerata siit paremale, keerata otse. Keerata siit veel paremale. Ja kui te võite ükskõik mis autot kirjutada, et ma võin neid tuunidega siin mängus. Ma võin seda spendida, ma võin kalli, ma võin Bugatti osta, ma võin neid 2 tükki osta, 3 tükki osta, mida ka ei võita. Ja siin on ööklubis siis. Siis kui lägin sisse, siis on treiderid peale. See selleks, aga... jah. Ma olen kiire rääkinud. Jah. Kui te tahate paremaid tuuninguid ja mõtlete näiteks, mida enda Robuxida teha, siis siin on mängimikuusu on selline asi. Wheel and suspension. Mul on see juba ja see on maasikas lihtsalt 10-10, mida ma olen kogu aeg kasutanud. Sellepärast, kuna ma näitan, mida sa saad teha, kui sul on meeles. Stock-autot ka on. Okei, näiteks võtame näiteks selle. Ja siin on muide ka paagi, kui te liiga kiiresti sisse istate midagi. Sa teed nalja mulle või? Okei, see selleks. Mul on pitsud. Andke andeks, aga mul see pentsud. Ja nüüd me veerame. Okei, näiteks võtame siis selle oota. Jälle juhtub selline paar. Näiteks RP-d on ka väga lõbus. Teist RP, mis tegelikult loodud. Sest kui te hakkate neid description'id lugema, siis see mäng ongi RP-miseks mõeldud. Ja. Tavaliselt töötavad mingid, nagu te näete, siis see auto seal taga, kes driftib ERP-n. Mint vist leksas oma vilkuritega. Jah. Või siis on, mis need rattad on sees poole. Vaada jääb niitaga. Okei, arvatavasti mitte siis. TR32 on hästi detailselt, kui te ei tea, siis need autod on ise tehtud siin. Ma näitan kohe, sest nüüd te saate näha, et mida te saaksite teha. Nii, te lähete siia, on ju. Te saate nagu mitte, sa saate suspensionit nagu niimoodi ise näppida. Te saate näiteks mingi jah, ma ei tea, miks selle ootaks seda kõrgele saab panna, aga siis te saate veel teha sellist asja nagu steering, et näiteks kui te tahate nagu, ma ei tea, kuidas te seda näha on, aga kui te tahate nagu rohkem seda, siis te saate panna nagu fulli või poole peale 300-200, näed, stokki seda, kui ma striftikat ehita, siis te saate gearingut, ühesõnaga final drive'i, mis on see, et näiteks kui ma teeksin stokki versus selle, siis neid tuleb ühesõnaga osata näppida. Et sõber ütles ka, et kui mul läks seis, ma saaksin AGR-i palju kiiremaks teha. Et jah, selline vist oligi tänane video, hästi kiire ja jah, järgmine kord, tšau.